Kõik algas sellest, et Mailis Reps kasutas ministeeriumist antud autojuhti mitte enda sõidutamiseks, vaid laste jaoks. See jõudis Õhtulehe ajakirjanike kõrvu, kes autojuhti jälgisid ning lõpuks rääkis autojuht kõik välja. Põhitegevus oligi lapsed kooli ja siis päeval ringidesse, õhtu ujuma. Kui lastel olid sünnipäevad, siis tuli viia lapsed sünnipäevale ja pärast ära võtta ja ministriga sõitu nagu eriti polnudki. Keskerakonna esimees Jüri Ratas kaitses Repsi. Samas ütleb ka Eesti seadusepügal seda, et tööandja peab tegema kõik pingutused selleks, et inimese töö ja pereelu ühilduvust sellele kaasa aidata. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe tooli just mõni aeg varem Mailis Repsile andnud Kersti Sarapuu kaitses Repsi. Loomulikult elab kogu fraktsioon kaasa Mailisele ja tõepoolest mind paneb hämmastama see, et ma ei usu, et ta mingisugust väga palju suurt kurja tegi. Ajalooliseks kurioosumiks on, et kuigi Mailis Repsil tiksusid kuklas sel hetkel veel mitte täielikult avalikud luukered, Keskerakond sai kahtlustuse Porto Franco kriminaalasjas ja samas ainus kord, kui Mailis Reps tuli sel ajal intervjuusid andma, oli see kord, kui ta seletas, kui väsinud on tollane Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus EKRE skandaalidest ja miks Keskerakond peab Reformierakonnaga koos edasi valitsema. Ei ole saladus, et väga mitmed fraktsiooni liikmed on üsna väsinud skandaalides. Välja ilmusid aga Repsi nõunikud, kes lapsi hoidsid. Ministeeriumi kohvimasin, mis ministrile külla kõndis. Koosolek, mis oli rohkem sünnipäeva moodi koosolek. Ministeeriumi töötajate pidu täpselt ministri sünnipäeval. Töösõidud näiteks autorallit vaatama. Ning 4 kuud hiljem veebruaris alustati kriminaalmenetlust ehk väärteomenetlusena alustatud uurimises leiti nii karme rikkumisi, et asi muutus kriminaalseks. Menetletakse omastamise paragrahvil kuritegu, mis näeb ette vastutust ametiisikule usaldatud vara omakasuks pööramises. Mailis Reps valis taktikaks vaikimise või siis napid avaldused. Need avaldused ütlesid, et tema ei tea midagi. Riigikogu liige oli Reps edasi, aga vältis seal ajakirjanikke nagu sai. Kuid tal ei olnud valikut 30. augustil 2021, kui valiti Riigikogus presidenti. Seal toimub see asi kõigi ees koridoris ja kohal peab olema. Äsja oli avalikuks saanud, et asi liigub süüdistuse poole. Tunnistate ennast süüdi? Mis on teie strateegia kohtus, et kas te nõustute nendega, vaidlete vastu? Miks te olete valinud teie, et ajakirjandusega üldse ei suhtle? 2 kuud hiljem võeti Repsilt saadiku puutumatus. Veel kuu edasi esitati ametlik süüdistus. Järgnesid maakohus, ringkonnakohus ja taheti minna ka Riigikohtusse, kusjuures edasi kuni Riigikohtuni kaebasid mõlemad pooled, sest kaitsjad tahtsid, et Mailis Reps täiesti õigeks mõistetaks ja prokuratuur tahtis, et Mailis Reps kõiges süüdi mõistetaks. Tõde oli aga vahepeal. Osa algselt kõlanud süüdistusi ja väiteid olid alusetud ning lõpuks on Reps süüdi erakonnakaaslastele õhtusöögi korraldamises ja ministeeriumi töötajatele isiklikes huvides korralduste andmises. Karistuseks jäi kehtima 1 aasta ja 5 kuud vangistust, tingimisi 2-aastase katseajaga. Rahaliselt teenisid väga palju advokaadid, sest kuigi Reps peab maksma 10 000 riigile menetluskulusid süüdimõistetud asjade eest, peab riik maksma Repsi kaitsjatele umbes sama palju menetluskulusid õigeks mõistetud asjade eest. Riigi üle 100 000 eurone kahjunõue Repsile kahanes kohtuastmetes 10-kordselt.